Aga kell on saanud ka 5 ja mõni minut on ka üle läinud, et tere head volikogu liikmed ja head ettekandjad, et täna toimub Märjamaa valla erakorraline volikogu istung ja on 22. märts, et siis korralisel volikogu istungil me leppisime kokku, et erakorraline volikogu istung toimub esmaspäeval 22. märtsil ja siis majanduskomisjon käis koos reedel ja kõik osalejad olid kohal, nii et selles mõttes oli väga aktiivne arutelu. Ja kuna siis on erakorraline koosolek, tähendab seda, et need punktid, mis meil konkreetselt siia ette pandud on vallavalitsuse ettepanekul, need on täna nagu arutelus, et rohkem punkte ei ole. Ja et siis tänaseks erakorraliseks istungiks on meil siis 5 päevakorrapunkti ja läheme siis hääletuse juurde, kes on selle poolt, et vastu võtta päevakorra projekt selliselt, nagu ta meil ees on, palun käega märku anda. Meie andmete järgi on kõik kohal viibijad peale 2, siis nii, et meil on siis 19 volikogu liiget, ega Ago Kirsipuu ei ole liitunud, ega Andres Helmik ei ole, nii et aitäh, päevakorra projekt on vastu võetud. Ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde, on arvamise andmine TIKA teise kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta ja ettekandjaks on Ott Valdma ja kaasettekandja siis Aisa. Kas on olemas ikka ka kaasettekandja? On olemas, jah? Anna-Kaia, vabandust, jah. Nii, aga palun, ettekandjad. Ministeeriumis volitatud asutus on Transpordiamet. See TIKA kruusakarjäär siis asub selle TIKA 1 kruusakarjääri kõrval TIKA kinnistul ja siis selle siis aktiivne siis selle pindala 17,6 hektarit ja siis selle kaevandatud maavara taotluse kohaselt moodustab siis ehitusliiva kaevandatav varu siis 58 000 kuupmeetrit ja täiteliiva siis kaevandatav varu 384 000 kuupmeetrit. Ja planeeritakse siis keskmist tootmismahtu aastas 63 000 kuupmeetrit. Kaevandatud maavaras kasutamise otstarve on siis taotluse kohaselt teede üldehituse ehitussegudes ning teede ehitustäitena. Lisaks siis taotletakse õigust kaevandamisjäätmete tekitamiseks ja tekitatud jäätmete taaskasutamiseks karjääri korrastamisel. Ja siis keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Maapõueseaduse paragrahv 49, lõige 6 oli vist nii või? 49 lõige 6 ütleb siis seda, et selle loa andmisel küsitakse siis kohaliku omavalitsusüksuse arvamust selle kohta. Kes esitab selle siis 2 kuu jooksul taotluse kohta antava alusakti eelnõu saamisest arvates. Ja Märjamaa vallavalitsus arutas seda küsimust ja me ei leidnud, miks me ei peaks nõustuma, nii et meie eelnõu on nõustumine. Ja siis reedeses eelarve majanduskomisjoni koosolekul siis tehti ettepanek lisada sinna punktid 1.1.1.3, mis oli uuringuloa taotluses lisatingimusena juba aastaks 2008 äkki sätestatud, 2018 ikka, 2008. Nii et need on varasemad tingimused, mis uuringuloas olid sätestatud, nüüd panime tegelikult ka siis kaevandusloa andmisele nii-öelda siis sisse. Ettepanek on siis nõustuda. Jah, et aitäh sulle, et oli tõesti majanduskomisjonis oli see punkt arutelus ja me toetasime, aga majanduskomisjonis oli siis nagu ettepanek see, et seletuskirja lisada 2 kaevandusala lähedusse jääva majapidamise omanikega on telefon teel ühendus võetud. Nad on teadlikud ning ei ole vastuväiteid, et majanduskomisjoniks nagu siis, see oli nagu palve majanduskomisjoni see lisada, muidu ülejäänud asjadega olime ka nõus. Aga Anna-Kaia, on sul ka öelda?
Aga palun siis volikogu liikmete poolt küsimusi. Aga majanduskomisjon toetas täies ulatuses seda punkti. Kui on kellelgi käsi püsti, me siin hetkel ekraanil küll ei näe, et palun tehke häälega märku. Nii, ei ole, aitäh teile. Kes on selle poolt, et nõustuda TIKA teise kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisega AS-ile Silikaat, palun käega märku anda. Kas on keegi vastu? Nii, erapooletuid. Et tundub, et me ikkagi hääletasime kõik ühehäälselt. Et aitäh teile ja esimene päevakorrapunkt on vastu võetud. Teine päevakorrapunkt on arvamuse andmine Orava 3. Lubja kivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta ja ettekandjaks Ott Valdma ja Anna-Kaia samamoodi kaasettekandja. Nii, palun. Ja aitäh, et AS Trevi Grupp siis taotleb siis kaevandusluba Orava 3 Lubja kivikarjääri mäe eraldisele kasutusluvatuks. Katastriüksus ja siis Varni metskond 191. Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Siis taotletav siis määrase pindala 14,69 hektarit ja siis teenindusmaa pindalaks on 21,93 hektarit. Ja siis taotluse järgi on siis kaevandatud maavara siis madala margiline ehituslubjakivi ja siis kaevandatav varu on 1220 000 kuupmeetrit. Ja siis keskmist tootmist mahtu planeeritakse siis 45 000 kuupmeetrit. Kaevandatud maavara kasutamise otstarbele taotluse koht on ehitus ja teedeehitus ja siis keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Ja siis samal põhjusel me vallavolikogu käest luba küsime, et maapõueseadus siis sätestab, et ikkagi see on kohaliku omavalitsuse üksuse ehk siis volikogu pädevuses. Ja meil ei ole see küsimus kuhugi poole delegeeritus. Kui te lugete täpsemalt ka seda Trev 2 grupi selgitustaotlusest, siis seal taotluses oli lause, et nad mõistavad, et meil on, et tegelikult on hetkel see reserv tagatud, ehk siis et tegelikult Keskkonnaamet tegelikult ei pea neile seda luba väljastama, kuna meil on see piirkonna reserv tegelikult on täidetud, aga Trev 2 vajab seda lubjakivi just seetõttu, et oma Harku tehases, kui nad betooni toodavad, et sellele siis nii-öelda leida see materjal, et see selgituses oli kirjas, et kuskil 5 aasta jooksul ilmselt need Tallinna lubjakivi killustikud nii-öelda nendes varud nagu lõppevad ja neil ongi just vaja seda kindlust, et nii-öelda see toore oleks seal ikkagi olemas. Ja vallavalitsus viisime eelnõu, et nõustuda ja teeme valla volikogule samamoodi ettepaneku, et siis nõustuda selle keskkonnaloa andmisega. Aitäh, et majandus- ja eelarvekomisjonis oli ka, et nõustuda loa andmisega. Anna-Kaia, kas sul on lisada? Ei, Ott rääkis ära. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi? Ei ole, et lähme hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et nõustuda Orava 3. Lubjakivi karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisega AS-ile Trev 2 grupile, palun käega märku anda. Kas keegi on vastu? Erapooletuid? Ei ole, nii et kõik on ühehäälselt päevakorrapunkti vastu võtnud. Aitäh teile, päevakorrapunkt number 2 vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt number 3. Arvamuse andmine Põlli uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta ja ettekandjaks siis Ott, palun. Ja kaasettekandja Anna-Kaia. Jah, aitäh. Ehk siis Keskkonnaamet menetleb siis AS Trev Grupi uuringuloa taotlust Raplamaas siis Põlli külas Varni metskond 34 kinnistul. Ja siis katastriüksuse omanik on siis Eesti Vabariik, valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus
20 puurauku sügavusega kuni 10 meetrit. Ja maavaraks uuritavaks on siis täitekruus ja ehituskruus. Ja uuritav maapõra võimalik kasutusvaldkond on siis teedeehitus. Ja taotletaval siis loa kehtimise aeg on 5 aastat. Kui te nüüd alt lugesite, siis ma panin juurde sinna seletuskirja punkti 2 sellega kaardi. See uuringuruum asub siis Tallinna-Pärnu maantee vahetus läheduses. Teekaitsevöönd on riigi maanteel 50 meetrit, antud uuringuruum on siis nii-öelda 52 meetrit siis sellest nii-öelda tee äärest, ehk siis 2 meetrit on ta rohkem, kui see teekaitsevöönd nõuab. Ja kui seda kaarti näete, siis te näete, et seal on mitu erinevat lõunaküljes, mitu erinevat väliselupaika. Lõunas on siis Vardi loodusala ja siis samamoodi on seal rohevõrgustik. Aga need on nüüd ainsad nagu kitsetused, mida me nagu näeme, mis seal nagu võiks probleemiks olla. Aga hetkel on vallavalitsus ikkagi valmistanud ette nii-öelda nõusoleku loa, nõusolekuga, et me ei ole selle vastu. Ja siis meie keskkonnaspetsialist rääkis ka lähedal asuvate kinnistute omanikega, kellel ei olnud selle vastu nagu midagi, et nad olid teadlikud ja neil vastuväited puudusid. Aitäh, et majanduseelarve komisjonis oli ka otsus nõustuda loa andmisega. Anna-Kaia, kas on lisada? Ma ei lisada nii palju, et selle uuringu juures ongi see, et need majapidamised tegelikult ei ole nagu nii lähedal, et üks on siis 790 meetrit ja teine oli 300 meetrit, et on üldse üle tee, et tegelikult nagu nii lähedal ei ole, aga ikkagi nendega on räägitud. Väga hea, aitäh. Aga kas mu küsimus on selles, et kas see ainult nüüd piisabki sellest telefonist või me ka ikkagi mingi kirjaliku võtame? No tegelikult menetluses üldsegi ei peaks me küsima nende käest arvamust, vaid see on lihtsalt, et valitsus nagu soovitas, et oleks hea tava nende inimestega rääkida, kes seal samas läheduses elavad. Aitäh. Nii, palun küsimusi päevakorrapunkti osas. Küsimusi ei ole. Aitäh, läheme hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et nõustuda Põlli uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmisega AS-ile TREF2 grupile? Palun käega märku anda. Kas on keegi vastu? Erapooletuid? Aga aitäh, tundub, et on kõik kenasti ühehäälselt oleme vastu võtnud päevakorrapunkti number 3 ja päevakorrapunkt on vastu võetud. 4. päevakorrapunkt. Arvamuse andmine Orgita 6. uuringuruumi geoloogilise uuringuloa muutmise taotluse kohta ja ettekandjaks Ott Valdma ja Anna-Kaia. Nii, aga palun, 4. päevakorrapunkt on ette loetud ja ettekandja Ott Valdma, palun. Jah, aitäh. Ehk siis Orgita dolomiiditooted siis taotles siis Keskkonnaametile Orgita uus uuringuruumi geoloogilise uuringuloa kehtivuse pikendamist. Ja nad soovivad siis saada juurde 1 aasta ja siis selle pikendatakse seda uuringuluba 1 aasta võrra. Hetkel siis kehtib see kuni 28.06.2021. Ja vallavalitsus arutas seda eelnõud ja nõustus sellega pikendamisega. Ning valmistas siis sellise eelnõu ette Riigikogule. Aitäh. Majanduseelarve komisjon samamoodi oli nõustuda loa pikendamisega. Anna-Kaia, kas sul on lisada? Ei ole. Aitäh. Palun küsimusi. Ats, palun tõstis käe. Jaa, et selles mõttes, et seal eelnevad on olnud oma nende puuraukudega 10 meetri peale, et Orgital on 15, et kas sellel on mingi oluline põhjus ka, et ma tegelikult küsimus on selles, et ma olen neid puurauke näinud Valgu piirkonnas keset metsa, kus on tekkinud arteesiakaevusest, et tõenäoliselt ei olnud seal ka see nii väga sügaval, aga sügisel jahi ajal oli see kinni panemata ja oli terve metsaalune vett täis.
Keskkonnaamet ikkagi, ilmselt Keskkonnaametis seda taotleti, ilmselt Keskkonnaamet seda heaks kiitis, et selles osas vist meie nagu kaasa rääkida ei saa, selle sügavuse osas. Ats, kui sul võimalik on, kas sa võiksid sellest mulle täpselt kirjutada, et kus kohas need augud olid ja miks või midagi sellist, et ma saaksin uurida? Ja ma arvan, et selles mõttes saab ikka, jah. Aitäh. Aivar Egisel oli käsi püsti. Neid puuraukusid võib olla veel vanast siis, kui tehti seda endise riigi tööna seda fosforiidi uurimist, neid puuraukusid kohta. Ja minu arvast osades see oli markasesse tohtunud, et pole neid keegi, seda põhjavett lahmab ikka igal pool. Aitäh. Palun veel küsimusi päevakorrapunkti osas. Ei ole. Aitäh teile. Lähme hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et nõustada Orgita 6. uuringuruumi geoloogilise uuringu loa Rapna 087 pikendamisega 1 aasta võrra? Palun käega märku anda. Kas keegi on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole, siis on meil andmed õiged, et kõik kohalolijad on hääletanud ühehäälselt. Aitäh, päevakorrapunkt number 4 vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt number 5. Orgita turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta arvamuse andmine. Ettekandjaks on Ott ja Anna-Kaia. Palun. Terravalduse aktsiaseltsis esitas Keskkonnaametile taotluse Orgita turbatootmisalalisest korrastamistingimuste saamiseks. Vastavalt siis maapõueseaduse § 81 lõigetel 1 ja 2 korrastatakse siis kaevandatud maa korrastamisprojekti alusel ja sellest koostatud lähtuvalt korrastamistingimustest. Ja siis maapõueseaduse § 81 lõige 3 kohast esitatakse korrastamistingimused kaevandamisloa omajale Keskkonnaamet. Ja tuginedes siis maapõueseaduse § 81 lõikele 5 küsitles Keskkonnaamet korrastamistingimuste kohta maaomaniku kohaliku omaniku üksuse arvamust. Siis eelnõu, millega täiendavaid tingimusi ei lisanud. Leidsime, et need Keskkonnaameti ettepanekul olevad tingimused on head. Ja siis eelarve majanduskomisjonist siis tuli ettepanek lisada sinna otsuse punktiga selle keskkonnamõjude hindamise algatamise järgmise lisada sinna juurde, et see jääb eelnõus lisamata ja valitsus on sellega nõus. Ja samamoodi ka majanduseelarve komisjon nõustus. Ja Anna-Kaia, palun, on lisada midagi? Ei ole. Aitäh. Palun küsimusi. Küsimusi ei ole. Läheme hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et nõustuda Keskkonnaametis sätestatud korrastustingimustega? Palun käega märku anda. Nii, tundub, et on kõik, aga ma igaks juhuks küsin, kas on vastu. Erapooletuid ei ole, et tundusid lugemine õige, et me kõik ühehäälselt võtsime päevakorrapunkt number 5 vastu ja see on vastu võetud. Ja sellega ongi meil ammendatud erakorralise volikogu istungi päevakord. Et kas mõnel on veel mingi küsimus? Nii, aga aitäh teile, et sellega loen erakorralise volikogu istungi lõppenuks ja loomulikult ilusat kevade algust ka. Ja kohtume siis korralisel volikogu istungil 20. aprillil. Aitäh teile!